Selles videos jätkame seda teemat, kus me eelmises videos, mida te saate vaadata siit, pooleli jäime. Nimelt räägime sellest, kuidas leida üles, mis mõtted meie peas üldse igal ajahetkel on ja kuidas need meie enesetunnet mõjutada võivad. Mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoog ja koolitaja ja loodan, et saate siit mõned mõtted. Nüüd rääkisime eelmine kord sellest, et põhimõtteliselt inimesed mõtlevad kogu aeg oma elu jooksul ja et sageli me nimetame tavakeeles mõteteks neid selliseid selgemaid lauseid, mis meie tähelepanu fookuses on või mida me ise märkame, aga et tegelikult enamust oma mõtetest me ei märka teadlikult. See ei tähenda, et neid ei ole olemas. Ja et enamus nendest mõtetest ka ei ole nii selgelt lausetena sõnastatud ja nad võivad tegelikult esineda isegi suisa kujutluspiltide või selliste rohkem füüsiliste kogemustega. Nüüd, kui me tahaks aru saada, mis mõtted mul parasjagu peas on, siis laias laastus meil on kaks võimalust. Esimene võimalus on see, mis on ilmselt kõigile tuttav ja mida väga paljud inimesed kasutavad erinevatel otstarvetel, nimelt teatud laadi sellise päeviku pidamine. Võib-olla kõige selleks otstarbeks, et oma mõtetega tuttavaks saada, kõige praktilisem harjutus on selline, mille tegi populaarseks selline kirjanik või kunstnik või loomeinimene nagu Julian Cameron oma raamatust The Artist's Way ja mille nimi on Morning Pages ehk siis nii-öelda hommikuleheküljed. Ja selle harjutuse sisu oli või on see, et hommikul esimese asjana, kui sa üles ärkad, võtad paberi ja pliiatsi ja kirjutad vähemalt 3 lehekülge kõigest, mis sulle pähe tuleb. Ja kui mitte midagi pähe ei tule, siis kirjutad sellest, et mul ei tule mitte midagi pähe. Ja selle mõte või loogika seal taga on see, et kui sa hakkad kuskilt otsast kirjutama, et siis sul tulevad selle kohta erinevad mõtted. Ja kuna sa teed seda esimese asjana, see tähendab, et sa ei ole veel sotsiaalmeediasse läinud, ei ole veel uudiseid lugenud, ei ole kellega jutustanud, et siis need on suurema tõenäosusega sinu enda nii-öelda loomulikud mõtted, mitte mingisugused mõjutused välismaailmast. Ja et kui seda nii-öelda regulaarselt praktiseerida, et siis see nii-öelda enda teadlikkus oma mõtetest muutub paremaks. Et kui seda alguses hakata tegema, siis võibki tunduda, et mu pea on täiesti tühi, mul ei ole ühtegi mõtet ja see on võib-olla üks nii-öelda märk sellest, et sa ei ole harjunud märkama oma mõtteid ja neid sellisel moel tähele panema ja sõnastama. Aga et sellise eriti välja kirjutamisega, kuna see nõuab sellist mitmekordset mõtete töötlemist, see oskus oma mõtteid märgata ja niimoodi sõnastada muutub paremaks. Nüüd see, kas seda peab tingimata hommikul tegema või mitte, oleneb sinu eesmärkidest. Et näiteks kui see eesmärk on hoopis märgata seda, et kuidas välismaailm mõjutab minu mõtteid ja võib-olla minu negatiivseid kogemusi, et siis on võib-olla just mõistlikum teha seda õhtul. Näiteks hoopis enne magama minekut, et saab need igasugused erinevad mõtted oma peast välja ja saab rahulikult magama minna. Et see ei ole iseenesest oluline. Mis võib-olla on kõige olulisem on see, et miks see 3 lehekülge on just oluline, et anda endale piisavalt aega erinevaid neid mõtteid sõnastada, et see ligipääs muutuks neile paremaks ja et see praktika võiks olla regulaarne. Teine meetod, mida me sageli kasutame psühholoogidena psühhoteraapias, eks on selline mõtete päeviku täitmine. Ja see eelkõige toimib ja sobib selliste olukordade jaoks, mis tekitavad meis mingisuguseid tugevaid reaktsioone, mis meid häirivad ja kus me tahaks võib-olla aru saada, et miks mul selline reaktsioon tekib ja võib-olla mõelda selle peale, et ma muudaks seda kuidagi moodi. Et me võime siit vaadata ühte sellist näidet sellest päevikust ja selle päeviku mõte on natukene see, et see, kuidas me saame hakata lahti arutama seda, et mis see mõtteroll oli siin
selle reaktsiooni tekkimises on see, et me võiksime alustada sellest reaktsioonist või selle kirjeldamisest, mida ma märkasin. Et kui ma märkasin mingit emotsiooni, näiteks, et ma muutusin vihaseks või kurvaks, et siis ma kõigepealt sõnastan selle emotsiooni ja proovin kirjeldada näiteks, et kus kohas ma oma kehas seda emotsiooni märkan, et mis need füüsilised aistingud on, mida mu aju tõlgendama hakkas. Ja jälle, et suuresti emotsioon ka oma olemuselt koosneb, eks ole, sellest, et mu kehas toimub midagi, mu aju mõtleb sellest teatud moodi. Rääkisime sellest lähemalt emotsioonide videos, kes tahab, saab seda sealt vaadata. Lähemalt selle peale mõelda, et siis see, kui ma kirjeldan seda füüsilist aspekti, juba sageli annab mulle selle esimese märgu, et mis see mu keha seisund oli, mida mu pea üldse tõlgendama hakkas. Või see tõlgendamine võis, eks ole, saada alguse mingisugusest välisest sündmusest, mis juhtus. Ja seetõttu on alati hea küsida, et sel hetkel, kui ma märkasin seda, kas emotsiooni või mingit seisundit, mida ma siin uurin, et mis samal ajal ümberringi toimus või vahetult enne seda oli toimunud. Et vahest saab see selline reaktsiooniahel alguse mingisugusest sündmusest välismaailmas. Ja sealt edasi see järgmine küsimus võiks olla, et kui ma siin tuvastasin mingisuguse füüsilise reaktsiooni, mingisuguse välise sündmuse või mõlemad, et siis ma üritan aru saada, et okei, ma objektiivselt tajun oma kehas selliseid asju, ma tean, et juhtus selline sündmus, mis olid minu nii-öelda tõlgendused nende asjade kohta. Ja siin me võime otsida, et kas mul oli mingi arvamus selle kohta, kas ma oletasin midagi nende asjade kohta, kas ma andsin mingisuguse hinnangu, et kas see on hea, halb, meeldiv, ebameeldiv, kas asjad peaksid nii olema või ei peaks nii olema. Et ma teadlikult otsin või üritan aru saada, et kas ma leian oma peast mingisuguseid selliseid arvamusi, oletusi või hinnanguid. Ja üldiselt, kui me oleme juba tuvastanud selle nii-öelda seisundi ja selle näiteks kas füüsilised nii-öelda mingid aistingud, mida me tajume või selle välise sündmuse, et siis enamasti meil ei ole nii keeruline aru saada, et mis need mõtted seal vahel meie peas olla võisid. Aga jälle, et see tõenäoliselt enamus inimesel nõuab natukene harjutamist üldse, et asjadest niimoodi mõelda, et need mõtted muutuksid kättesaadavamaks. Aga et siit sellest protsessist meil on, või miks me seda teeme sageli, et sellest protsessist meil on lihtne leida selliseid kohti, kuhu sekkuda. Näiteks, et kui see oli mingisugune füüsiline kogemus, mis tekitas minus neid tundeid, näiteks see, et ma olin magamata või haige või väsinud või mul valutas kuskilt. Et siis ma saan aru, et okei, et ma reageerin praegu sellele, kuidas mu keha ennast tunneb ja võib-olla ma saan oma keha natuke turgutada, et ta tunneks ennast paremini ja siis see ebameeldiv kogemus ka läheb ära. Me saame mõelda selle peale, et võib-olla me saame mõjutada kuidagimoodi seda sündmust, mis seda esile kutsub, et näiteks kui mingi inimesega suhtlemine alati tekitab minus selliseid kogemusi, et siis ma võib-olla suhtlen temaga vähem või ma ei tea, kui mulle tipptunnil poes suure hulga inimestega koos käimine ja järjekorras ootamine ärritab mind, et siis ma võib-olla lähen mingit vaiksemale, mis iganes. Et vahest me saame mõjutada seda sündmust, mis seda kogemust vallandab. Või kui tundub, et see reaktsioon tekib ikkagi peamiselt sellest, kuidas ma neid sündmuseid tõlgendan, et siis me saame mõelda, et kas need tõlgendused on kooskõlas sellega, kuidas asjad päriselt on. Ja kui nad on kooskõlas, siis mõelda jälle, et kas me saame muuta seda enda nii-öelda kokkupuudet selle olukorraga või me saame mõelda, et kui nad ei ole hästi kooskõlas, et mis siis oleks see tegelikkusega paremini kooskõlas olev tõlgendus. Näiteks võib-olla see tipptunnil poes käimine on hea näide, et tavaliselt see ärritustunne seal võib tekkida sellest, et ma ise mõtlen sellest olukorrast teatud moodi, et siin ei peaks nii palju inimesi olema, nad häirivad mind, eks ma tahaks kiiremini koju jõuda, ma olen väsinud, ma ei viitsi siin seista. Et see tegelikult ei ole, et need tegelikult ei ole need inimesed ise, mis mind ärritavad, vaid see minu mõte nende kohta. Et siinkohal ma saan
noh tõesti, mõnes mõttes need mõtted on, eks ole, reaalsusega kooskõlas, sest kui on palju inimesi, siis poes käimine võtabki kauem aega. Ja kui ma olen väsinud, et siis mul läheb selle puhkamise hetke jõudmiseks kauem aega. Ja kui ma saan, siis ma võin muuta seda sündmusteks, et ma ei lähe tipptunnil. Aga ma saan mõelda ka oma mõtteid selle kohta, et kui mul näiteks ei ole võimalik valida seda, mis kella ajal ma sinna poodi lähen, siis ma saan ka mõelda sellest, et okei, et aga nemad on siin samamoodi selleks, et neil on vaja endale, ma ei tea, süüa osta õhtuks ja me ei saa sinna midagi parata, et meil kõigil on, eks ole, sarnased töögraafikud. See, et ma ärritun selle peale või mõtlen, et asjad peaks olema teistmoodi, ei muuda seda, kuidas nad tegelikult on. Ja kui me sellisel moel mõtleme nendest olukordadest või isegi teinekord, kui ma jõuan arusaamisele sellest, et see ärritus praegu siin tekkis lihtsalt sellest, et ma ise mõtlesin ennast ärritunuks, et see võtab sellelt reaktsioonilt seda jõudu päris palju maha. Ja kindlasti parandab meie võimet oma mõtteid tuvastada. Vot, sellised mõtted teile siis mõtete tuvastamise kohta, et keda vähegi huvitab, soovitan emba-kumba meetodit neist proovida. Üldiselt ei ole isegi vahet, kummast nendest alustada ja pole enamasti vaja neid mõlemad ka korraga teha. Erinevatele inimestele sobivad erinevad meetodid. Et katsetage, vaadake, kuidas toimib. Ja kui tahate oma kogemust jagada või teil tekib mingeid küsimusi selle kohta, et siis kirjutage alla kommentaaridesse ja arutame. Seniks häid mõtteid!